Tore sind taas näha Vine Visual kanalil. Täna siis teeme otsa lahti autode maailmas meil siin Vine Visual kanalil. Alustame siis BMW 330e-ga. See on siis E tähendab pistikhübriidi. Autol on siis 2-liitrine 4-silindriline mootor, millel on 135 kW. Lisaks on tal siis 2 akupakki, kumbki siis kummagi istmerea all, põhja all nii-öelda. Akud ise on 12 kWh ja elektrimootor genereerib siis 55 kW. Ehk siis kokku, kui need kaks panna, nii sisepõlemis kui elektrimootor on 190 kW ja autol on siis eraldi ka extra boost funktsioon, kust peaks olema 10 sekundiks, tuleb kokku siis 215 kW. Ehk ta annab veel lisajõudu juurde, kui on näiteks vaja mööda sõitu teha. Ja auto tühimass on circa 2100 kilogrammi, mis on 3. seeria kohta üpris raske. Panen ka eraldi nii-öelda slaidi siis kõikidest auto erinevatest mõõtmetest ja erinevatest siis jõunumbritest. 0-100 peaks auto minema circa 5,9 sekundiga, mis jällegi arvestades, kui raske ta on, ei ole väga aeglane. Et ikkagi tal seda massi on omajagu. Antud autol on siis natukene kaasa aidatud välimusele esisplitteriga, küljelaienditega, tagaspoileriga ja velgedega, et väljed on siis pandud siia Veemanni väljed, 20-tollised. Taga on isegi 10 tolli lai see velg. Peab tunnistama, et sõidul kindlasti, kui on 19 tolli ja paksem rehv, siis on ta kindlasti pehmem, aga üldiselt tegelikult tal on küll see BMW sportlik nii-öelda sõiduomadus on olemas, aga ta on ikkagi üsna mugav, eriti kui sõitagi temaga enamjaolt siis adaptiivse või siis näiteks hübriidsõidurežiimi peal, millest ka siis pärast räägin natuke lähemalt, sest neid sõidurežiime on siin meeletult. Autol on siis Black Schwarz metallic värv, punased pidurisupportid, mis oli siis lisavarustuses. Tal on üldiselt ka siis kogu nii-öelda see M-Sport pakett autol peal. Lisasid on tal väga palju. Ainsad 2 lisa, mis puudu on siis roolisoojendus ja tagaistmerea soojendus. Aga samas jällegi, kuna tegu on pistikhübriidiga, siis ta soojaks läheb talvel väga-väga kähku, eriti kui ta on sul seina ühendatud ja laeb öö läbi. Lähme vaatame, kuidas salongis olla on, mis seal täpsemalt huvitavat leidub ja siis lähme teeme kiire tiiru ka. Vaatame, kuidas ta sõidab, kuidas juhitavus on, kuidas üldiselt need sõiduomadused siis on, mille kallal võiks nagu natuke nuriseda, aga samas, mis on ka sellised väga mõnusad asjad, mis seal auto juures on. Ja siis pärast saamegi teha kokkuvõtte, kus siis võtame kogu selle video lühidalt kokku ja saame juba täpsemalt vaadata, mis me sellest autost siin arvame. Nii, nüüd siis juhi positsioonil olles. Ütleme, kogu see salong on väga hästi üles ehitatud. Antud autol tasub siis ära mainida, on eraldi peal ka satiin PPF nendel kohtadel, kus muidu on läik ja must plastik, sest kuna see on mu isiklik auto, siis mulle endale läik ja must plastik väga ei meeldi. Ja lisaks on siis ka siin ekraanil satiin PPF peal ja ka sellel väiksel osal. Ekraanil sellepärast, et läikiv ekraan peegeldab palju ja tekitab ka, hästi kergelt jäävad ka näpujäljed peale. Nüüd, kui see öeldud on, siis auto üldiselt kogu see salong minu arust on väga hästi üles ehitatud. Eriti kindlasti teeb erilisemaks ka see BMW Individual punane nahk. Panen ka nimetuse täpsemalt. Aga lisaks siis sellele punasele sisule on siin ka punased õmblused ja samamoodi tegelikult ka jalamattidel on ääres punane nii-öelda nahariba. Ja jalamatid hiljuti sain teada, et BMW on teinud mitut erinevat jalamatti. Et sellel autol on siis natukene paksemad jalamatti, mis on jälle mingit sorti lisavarustus. Lisaks siin siis juhi ees rool minu arust on piisavalt ta ei ole peenike ja samas ta ei ole küll liiga paks. Osadel uutel autodel on see liiga paks. Siin on ta minu jaoks täiesti mõnusa suurusega. Roolil on siin hunnik erinevaid nuppe, aga õnneks kõik on reaalselt füüsilised nupud ja väga kerge on aru saada, kui oled midagi vajutanud. Erinevad siis rullikud ja asjad ka siin olemas, et tegelikkuses kõik graafika ja kõik, mis siin peal on, see on ilusti selgelt loetav ja kergesti kasutatav. Lisaks on siin siis ka käiguvahetuslabad, mis on sellel autol ka teistsugused kui originaalis
ja kogu nii-öelda see nuppude jada, mis siin on, eriti siin keskel ja siin siis kliimanupud, mitte ekraani pealt, nagu siis uuemal generatsioonil, üldiselt on üsna selgesti arusaadav. Ja kui vajutadki midagi, mida ei taha vajutada, siis on kerge rullikuga tagasi navigeerida, et ei ole mitte midagi katki sellest. Et mina ütleks, et tegelikult on siuke päris mõnus, siuke hubane salong. Ta ei ole kindlasti suur. Autol on siis ka katuseluuk, mida saab panna tuulutusse, saab teha poolenisti lahti ja saab teha ka tegelikult täiesti lahti. Lisaks on siin siis ka see vari, mis käib omakorda ette siia, kui ei soovi, et päike lagi pähe paistaks. Erinevaid pannipaikasid on päris palju, kuigi ma olen avastanud, et suurt veepudelit siia ära ei mahuta väga. Et sa pead ikkagi päris kõvasti suruma seda. Ja see ei ole kindlasti väga mugav asi, mida teha siin autos. Aga vaatame, kuidas taga istuda on. Jätan istme enda positsiooni. Ma olen siis 182 senti pikk ja saame vaadata, kuidas taga jalaruumiga on. No nii, nüüd siis tagaistmel. Nagu öeldud, esimene iste on minu juhtimispositsiooni järgi 182 senti on mina pikk. Taga siis peatoed käivad eraldi, saab nii-öelda alla klappida, et kui ees istud, siis kuna see auto nii-öelda lagi ei ole väga kõrge, et siis oleks parem vaateväli tagaaknast välja. Aga peab tunnistama, et päris mugav on siin taga. Olen ise vist 2 korda circa 4 või 5 kuu jooksul tagaistmel pidanud sõitma selles autos ja iga kord ma olen veits üllatunud, sest et lõppude lõpuks ta on siiski 3. seeria. Ja minu arust temas ei ole tagaistmel väga palju vähem ruumi, kui on näiteks 5. seeria BMW-s. On peres ka 2 5. seeria BMW-d, üks sedaan, teine universaal ja tõesti minu arust see ruumi erinevus ei ole väga suur. Kindlasti, kus tuleb erinevus, on pagasnikus, aga sealt juba vaatame kohe varsti täpsemalt. Sellel autol siis on taga kliima, aga istmesoojendus ei ole. Siin on ka siis topsihoidjad, mis on ka täitsa mõistliku suurusega. Samuti on siis võimalik ka see keskmine osa täiesti alla klappida, et kui näiteks tahad suuski või midagi vedada, siis on see täitsa võimalik. Ja samuti on siis ka uksesahtlid, mis on täiesti okei suurusega. Siia võib-olla kusjuures isegi mahutaks suure pudeli ära. Ja on ka eraldi kardinad, mis samuti tekitavad siukse mõnusa lisaprivaatsuse, et kui, ma ei tea, tahad autos pikutada näiteks või ei taha, et keegi sisse vaatab, siis saad kardinaid üles tõmmata. Siis on eraldi ka igasugu avad, kuhu saad panna näiteks enda riidepuu või siis eraldi ka konks, kuhu saad enda jaki riputada. Et siin põhimõtteliselt ikka võib öelda, et kõige peale on mõeldud ja kogu see punane sisu siis nagu näha kandub ka siia taha edasi, mis minu arust toob siia autosse kontrasti. Üldiselt ei ole väga musta sisu vastane, aga samas jällegi, kui on valik, siis ma alati võtan midagi muud. On olnud autosid, millel on pruun sisu, beige sisu ja nüüd siis ka punane. Et pildilt ta jääb erksam, kui ta muidu on. Et muidu ta on siuke üsna maitsekas, siuke tumepunane. Aga lähme vaatame, kuidas selles 3. seerias siis taga nii-öelda pagasniku ruumiga on. Nii, ja pagasiruumi on siin tegelikult üsna palju. Kõigepealt näitan ühte minu lemmikomadust selle auto puhul. Nagu võib-olla osad teist teavad, siis BMW-d on päris pikalt teinud seda, et pagasnik tegelikult käib lahti 2 osas. Kõigepealt siis kogu see surluuk, nagu just näha oli, ja siis ka see klaas ise. Paljud võib-olla täpselt ei saa aru, mille jaoks vajalik on. Ütleme, eks ta kindlasti ole siuke veidi ebavajalik lisa, kuid samas jällegi, kui näiteks tahad midagi siia sisse tõsta, ilma et peaks nagu kogu selle suure luugi lahti tegema või oletame sulle näiteks madal garaaž, siis saad täiesti ilusti siit enda enamus asjad kätte ja samuti saad ka näiteks siia samma katte peale midagi panna, sest et see kate nagu näha on üpris tugev, et mingid mütsid asjad saad sinna peale panna, ei pea kogu pagasiluuki lahti tegema, et mingid väiksed asjad kätte saada ja siis saad rahulikult selle kinni tagasi lüüa. Lisaks olen kasutanud seda autot ka filmimiseks, niimoodi, et olengi istunud seal sees. Kindlasti seda ei promo, ei soovita teha. See oli minu omal vastutusel ja kinnisel teel, seega keegi otse tohus ei olnud. Aga siin ta tekitab siukse tugeva barjääri ja saad üpris ilusti siit üle kummardada ja pilte või videoid teha. Ja nüüd siis vaatame, mis pagasiruum ise endast kujutab. Tegelikkuses ruumi on üsna omajagu. Siin on küll
ainukene jama see, et kuna kogu see põrand on ülesse poole tõstetud, nagu siit näha on, siis näiteks kui need istmed alla klappida, siis ta tekitab sellise lohu, et ta ei ole päris sile, aga samas kõik asjad, mis vaja on saanud ilusti ära veetud sellega. Samuti on siin siis ka kärukonks, mis käib nupust, nii kaua kui see välja tuleb, siis näitan. Siin on eraldi ka väikene ruum, kuhu mina olen siis pannud erinevad laadimiskaablid, mõned lapid ja siis siin külje peal on samuti mingisugused puhastusvahendid ja näiteks seesama kärukonksu adapter. Et käru võib vedada sellega, kui ma nüüd ei eksi, siis kas piduritega haagisel äkki 1500 kilogrammi, mis kindlasti, kui sul on paat või vead hästi palju mingeid ehitusmaterjale, siis ei ole väga palju, aga samas jällegi mina olen kõik enda kärusõidud saanud sellega tehtud. Olen pidanud käru siin viimase 3-4 kuu jooksul vedama, ma pakun üle 10 korra ja isegi see pisike 2-liitrine mootor tegelikult ei jää sellega hätta. Auto on päris hästi juhitav, kütusekulu kindlasti maanteel läheb siuke, ütleme, kui sõita 110-ga näiteks, siis läheb enam-vähem siuke 12 peale, aga seal on ka suuresti mängib juba rolli see, kui palju sul on erinevat materjali seal kärus, kui raske see käru on ja kui suur see käru ise on või mis käru enda aerodünaamika on. Aga üldiselt, kuidas nüüd siis kogu see salongi osa kokku võtta? Ruumi täiesti omajagu, pole siiamaani hätta jäänud. Kolimiseks võib-olla ei sobi, selle jaoks on siis Bolti kaubikud, aga üldiselt see sisu minul isiklikult väga meeldib. Eks ma kindlasti olen ka mingil määral kaalutatud, kuna isiklik auto, nagu ütlesin, aga eks vaadake ise ja jätke kommentaar, kuidas teile sisu meeldib, mis te teistmoodi enda kolmandal seerial valiksite, kui üldse valiksite kolmandat seeriat. Et see on üsna siuke niši auto. Ta on siis Pistic Hybrid, 3. seeria, universaal, et seal on siis mitu asja koos, mis võib-olla mõnele või teisele ei meeldi. Aga nüüd lähme hüppame pulti, teeme kiire tiiru, vaatame, mis see auto siis endast sõidu ajal kujutab ja siis juba tuleme siia tagasi ja võtame kogu selle pika video kokku. No nii, lähme teeme kiire tiiru, vaatame, kuidas see asi sõidab. Paneme ta siin alustuseks hübriidi peale. Siin on siis põhimõtteliselt igal sõidurežiimil on mitu alamrežiimi. Hübriidil on näiteks siin standard ja Eco Pro. Eco Pro peal ta tõesti on öko, et ta sõidab maanteel circa 110-ga, on see kütusekulu enam-vähem 6, midagi liitrit 100-le. Et jällegi ta on raske auto, aga samas ta on madal auto ja ta on aerodünaamiline ka. Et eks see kindlasti aitab kaasa. Aga nagu kuulda, siis hübriidi peal samuti, ta sõidab enamalt aku pealt. Akul näiteks, kui ma ta olen täis laadinud, siis kõige suurem läbisõit ainult akuga, mis ma näinud olen, on 50 kilomeetrit, mis on tegelikult täiesti omajagu. Selles siis generatsioon uuematel ei ole haruldane, kui on üle 100 kilomeetri, sest neil on juba siis uuemad akud. Aga praegu vedrustus on pehme, nagu enamus sõidurežiimides. Võime siit panna ta ka näiteks adaptiivse peale, mis on siis lisavarustus. Adaptiivne on enamjaolt selle mõttega, et ta siis õpib sinu sõidurežiimi ja vastavalt sellele siis kohandab ennast. Kui te olete natukene raskema jalaga, siis ta ka justkui kohandab end sellega ja annab natukene rohkem jõudu või adapteerub siis sõidurežiimiga. Adaptive sõidurežiimi on kõige parem kasutada siis, kui sa kasutad auto enda GPS-i, kuna selle järgi ta saab täpsemalt aru, mis tee ees on, kas on kurviline ja ta suudab ka siis välja kalkuleerida, et kui palju kasutada elektrijõudu, kui palju kasutada siis sisepõlemismootorit ennast. Kui nüüd aku saab tühjaks, siis ta lülitabki lihtsalt sisepõlemismootori ise tööle. Mina isiklikult teen nii, et mul on tehtud siis eraldi sportrežiim,
Sport Individual, mis tegelikkuses muudab ainult seda, et ta paneb mootori tööle. Kui ma näiteks näengi, et mul on ainult mõni kilomeeter akut jäänud, oletame, ma olen Tallinna kesklinnas ummikutes, siis ma lihtsalt lülitangi tal sisepõlemismootori tööle, et ta ei teeks ise seda, oletame, maanteekiirust seal 100 km tunnis näiteks, siis minu enda loogika lihtsalt ütleb, et see on mootorile koormav. Kuigi suure tõenäosusega BMW insenerid on selle peale mõelnud ja kuidagi moodi eelsoojendavad seda mootorit, aga päris kindel ei saa olla. Siis spordi peal on siin eraldi olemas ka tavaline sport ja siis on ka Extra Boost. Extra Boost ongi siis see, et ta kasutab nii sisepõlemismootorit kui auto akut ennast maksimaalselt ära. Niimoodi, et saad põhimõtteliselt kogu aeg kogu selle jõu, mis sa vähegi saada tahad. Ja samuti siis on tal olemas eraldi ka siin veokontrolli nupp, millega veokontroll välja võtta. Eraldi battery kontroll, põhimõtteliselt siis kui sa sõidad maanteel, siis battery kontroll tähendab seda, et sa saad panna aku laadima sisepõlemismootoriga ja saad ise määrata selle protsendi, mis protsendini ta seda laeb. Aga sellega on jällegi see jama, et kui sisepõlemismootoriga maanteel akut laadida, siis kütusekulu läheb väga suureks. Seda märkab päris kiiresti. Et olen vaadanud ise foorumites, kõige rohkem soovitataksegi, kui vähegi võimalik, sõita näiteks pool akuga, pool sisepõlemismootoriga, sest et siis ta lihtsalt säästab seda akut ennast ka. Sellel autol on näiteks aku garantii on kuni 100 000 kilomeetrit ja minu arust oli äkki 6 aastat. Et tegelikult omajagu. Aga praegu nüüd siin Extra Boosti peal, siis kui korraks gaasipedal põhja vajutada, siis ta ikka liigub küll. Ikka päris korralikult liigub. Et tal seda jõudu on. Ta ei viska sind istmesse mitte mingil määral, ei. Ta ei ole M3. Aga ta on ikkagi, ütleme, ta on üsna nobe. Mööda sõituda, lässida kindlasti selle kätte ei jää. Ja kui tahad lõbutseda kuskil kurvilisel teel, panedki ta Extra Boostile, tal on siin korralik siuke jäik vedrustus, rool läheb raskemaks, et sa tunned just kui oleksidki sportautos, kuigi selle jaoks ta tegelikult mõeldud ei ole. Et üldiselt jah, kütusekulude asjad väga 5+. Mina sõidan enamjaolt linna, vahepeal maanteed ja kuna ma ise sõidan siis enamjaolt ka aku pealt ja maanteel siis sisepõlemismootori pealt, siis minul keskmine kütusekulu on 5,7 ja see on viimase circa 7000 kilomeetri peale. Selle aja jooksul on selle auto käidud mitu korda Tartus, sõidetud Haagisega korduvalt, et 5,7 minu arust on väga 5+. Üks asi, mida kindlasti peab meeles pidama, on see, et olgugi, et elektrijõul sa saad sõita kuni 50 kilti, kui hästi läheb, siis enamjaolt sa näed seal 35–40 ja auto bensupaak on üpris väike, 40 liitrit. Selle 40 liitriga, mina tangin 98, selle 40 liitriga kõige rohkem, mis mina olen näinud, et ma sõita saan, on 500 kilomeetrit. Ehk siis, kui sa paned nüüd selle elektrimootori ja aku kokku, siis see läbisõit näiteks ideaaltingimustes maanteel võibki jääda 550–600 kilomeetrit. Vähemalt mina isiklikult ei ole väga rohkem siit kätte saanud. Kindlasti on keegi kusagil, kes on saanud ka rohkem kätte. Seda on ainult hea teada, aga ütleme siis igapäeva kasutusel ta võiks jääda 500–550 kilomeetri vahele, kui on täis paak ja täis aku. Ei ole vähe, samas ei ole ka kindlasti palju, kui võrrelda näiteks mõne diiselautoga, millel on 1000 kilomeetrit. Et eks jällegi otsustamise koht, kui oled ostmas seda autot endale, siis kindlasti seda arvesse võtta, vaadata üle, mis sõita enamjaolt teed. Aga nüüd võtame kuskil tee äärde, teeme kiire kokkuvõtte ja siis juba vaatame edasi. No nii, ongi aeg siis kokkuvõtte juures. Kokkuvõtteks tegelikult võib öelda, et see BMW 330e on siuke, ütleme siis, kahe iseloomuga auto. Esiteks ta ongi siuke vaikne, saad panna ta täiesti elektri peale või sõita hübriidi peale, et ta siis ise valib, kumba mootorit ta kasutab. Aga samas jällegi
temas on olemas ka seda BMW eripära, mis BMW ütleb, et nad on ju nii-öelda ultimate driving machine. Et kui sa paned ta spordi peale, siis ta tõesti on sportlik. Ta ei ole kindlasti kõige kiirem, nagu M3, M340 isegi, aga samas ta on ikkagi piisavalt nobe. Et tänapäeva mõistes ka see 5,9 sekundit sajale on täiesti arvestatav. Nüüd mõned asjad, mida silmas pidada, kui näiteks ise soovid endale seda autot soetada. Esiteks kindlasti arvesta, et pistikhübriidil on väga rangelt soovituslik seda akut kogu aeg laadida. Ehk siis, kui sa seda akut ei lae, siis lihtsalt akupakid võivad nii-öelda liiga vara hakata vananema. Et kui sa saad autot laadida vähemalt 2-3 korda nädalas, on juba hästi. Lisaks, antud auto isegi ilma nende 20 tolliste velgedeta on natuke jäigema vedrustusega. Siin see 20 tolli velg ja õhuke ref ei tee seda olukorda väga palju paremaks, aga lihtsalt kuna auto enda mass on nii suur, siis pistikhübriidina ja hunniku akude ja elektrimootoriga tal peab olema see vedrustus natukene jäigem kui võib-olla tavalisel 3. seeria BMW-l. Aga mina võin isiklikult öelda, et mina selle autoga olen väga rahul. Olen eelnevalt sõitnud suuremate autodega, on olnud siin Volvo V90 ja Volkswagen Passat, mis on oluliselt suuremad universaalid. Ja see auto tegelikult täitsa üllatas mind just selle sama ruumikuse poolest, kuna ta tegelikult on 3. seeria, aga tal ruumi on päris palju. Julgen soovitada proovida, kellel vähegi see võimalus on. Mõned väiksed sellised eripärad salongis samuti, et minu jaoks on natukene huvitav see, et antud autod, kuna ta on BMW, siis BMW-sid saab igat moodi seal mingeid funktsioone lahti lukustada tarkvaraga. Et natuke naljakas, et BMW ise ei ole mingeid selliseid funktsioone lahti teinud. Näiteks tegin endale lahti sellise funktsiooni, et ma näen refi rõhku ja refi temperatuuri siis ka juhi ees oleva spidobloki pealt, mida tegelikult muidu näeb ainult keskelt ekraanilt. Ja samamoodi tegin lahti ka funktsiooni, et ma saan siis antud autos olevat Harman Kardon heli, saan Powers Wilkinsi helisüsteemi nii-öelda tuuneriga ise paika sättida. Et seda teist suure tõenäosusega BMW ise ei tahaks lahti teha kindlasti, aga just need samad pisikesed nagu mugavusasjad. Näiteks ka sa saad eelnevalt soojenema talvel panna siis juhi ja kõrvalistu istmesoojenduse. Sellist asja BMW-l originaalis seal ekraanil ei ole, selle pead jälle tarkvaraliselt lahti lukustama. Kellel on endal see oskus olemas väga hästi, kellel ei ole, peab jälle natuke raha maksma. Ses suhtes mina, nagu ütlesin, väga rahul antud autoga, kui vähegi võimalik, proovige, katsetage. Kui ei ole 330e see, mis teie soovite, siis võib-olla diisel, võib-olla bensiin, võib-olla lahjem, võib-olla natuke võimsam. Et BEM-il 3. seerial üldiselt siis mudeli valikus ja tegelikult neid valikuid on väga-väga palju. Ja kindlasti, kui sa tunned, et ka sinul on mingisugune huvitav auto, mõni tehnikavidin, mõni ettevõte, kus sa tead, et võiks saada teha mingit videot, tutvustust, siis kirjuta vain.visual@gmail.com. Kindlasti vaatan kõik kirjad üle ja loodetavasti saame siis mingisuguse koostöö kokku panna. Aga tšau, blau!